Täna räägime teiega talvesõjast. Kujutage ette aastat 1939. Ühel pool on pisike Soome ja teisel pool Nõukogude Liidu hiiglaslik sõjamasin. See pidi olema kiire ja valutu võit Punaarmeele, aga läks hoopis teisiti. See on lugu ühest ajaloo kõige uskumatumast vastupanust, Taaveti ja Koljati lahingust lumel ja jääl. Okei, lähme kohe asja juurde. Vaadake neid numbreid. See siin näitab täpselt, millega soomlastel rinda pista tuli. Nõukogude Liidul oli sõdureid peaaegu poole rohkem. Aga see pole veel kõik. Vaadake tanke, üle 200 korra rohkem. Ja lennukeid ligi 10 korda rohkem. Paberil, see on ju täiesti absurdne. Täiesti lootusetu olukord. See panebki küsima, kuidas pagan nad üldse suutsid vastu hakata. Et sellest aru saada, miks Stalin üldse otsustas sisse marssida, peame natuke ajas tagasi minema. See kõik taandub ühele väga-väga pingelisele piirile ja pikale ajaloole. Soome oli, ütleme nii, sajandeid olnud suurriikide Rootsi ja Venemaa vaheline mängukann. Aga 1930. lõpus oli Stalinil üks suur painav mure ja selle mure nimi oli Leningrad. Nõukogude Liidu teine linn asus Soome piirist kõigest 32 kilomeetri kaugusel. Mõelge ise, see on ju kiviga visata. Stalin oli paaniliselt hirmul, et Hitler ja Saksamaa võiksid kasutada Soomet nagu hüppelauda, et rünnata Leningradi otse külje alt. Ja siis hakkasid asjad väga kiiresti liikuma. Augustis 1939 sõlmiti kurikuulus Molotovi-Ribbentropi pakt ja selles salajases lisaprotokollis, Soome lükati lihtsalt Nõukogu mõjusfääri. Juba oktoobris kutsus Stalin Soome delegatsiooni Moskvasse ja lajatas nõudmised lauale. Soomlased üritasid läbi rääkida, aga see jooksis ummikusse. Ja siis, 26. novembril, juhtus midagi eriti küünilist. Nõukogu Liit tulistas oma enda küla Mainilat ja süüdistas selles soomlasi. See oli klassikaline libaoperatsioon, ettekäine, mida neil oli vaja sõja alustamiseks. Aga mida Stalin siis täpselt tahtis? Vaatame. Esiteks, nihutada piiri Leningradist kaugele eemale. Teiseks, anda Hanko poolsaar rendile Nõukogude sõjaväebaasi jaoks. Kolmandaks, loovutada hulk saari Soome lahes ja neljandaks, lammutada kõik kaitserajadised Karjala kannasel. Sisuliselt tähendas see ju oma riigi võtmete äraandmist. Soomlaste jaoks oli see täiesti vastuvõttamatu. See oli nende suveräänsuse kihimys ja nad ütlesid ei. Ja see ei oli viimane piisk karikasse. Punaarmee ei hakanud pikalt ootama. Käiku läks massiivne 4 suunast tulev rünnak. Plaan oli lihtne. Soome kiirelt põlvili suruda. Nõukogude plaan oli paberil päris muljetava. Mõtte oli rünnata igalt poolt korraga. Lõunas pidi 7. armee otse läbi Mannerheimi liini rammima ja Helsingisse välja jõudma. Selles natuke põhja pool pidi 8. armee kaitsest tiivalt mööda minema. Kesk-Soomes pidi 9. armee riigi lihtsalt pooleks lõikama. Ja päris põhjas pidi 14. armee haarama Petsamo sadama, et igasugune välisabi ära lõigata. Nagu ma ütlesin, see pidi olema kiire ja puhas töö. Soome ainus tõeline lootus oli see kuulus Mannerheimi liin. Aga siin on oluline aru saada ühte asja. See ei olnud mingi massiivne betoonmüür, teate küll nagu Hiina müür. Üldse mitte. See oli pigem nutikas kaitsesüsteem. 150 kilomeetrit punkreid, kaivikuid ja, mis kõige tähtsam, looduslikke takistusi. Järved, sood, metsad. Kõik see oli kaitseosa. Just siin pidid soolased vastu pidama või muudu oli kõik läbi. Ja nüüd jõuamegi loo kõige uskumatuma osani. Sest vastu igasugust loogikat ei murdunud soomlased kokku, oi ei, nad hakkasid vastu. Ja nad tegid seda viisil, mis jättis terve maailmas suu lahti. Ja neil oli üks ootamatu ja kohutavalt võimas liitlane. See siin, -40 kraadit Celsiust, kujutage seda ette. Punaarmee sõdurid olid täiesti valesti varustatud, neil polnud õigeid riideid, nende tehnikat polnud sellise külma jaoks loodud, masiinad lihtsalt ei käivitunud, mehed külmusid surnuks. Nagu öeldakse, kindral Talv astus soomlaste poolele. Aga asi polnud ainult ilmas. Soomlastel oli ka üks täiesti geniaalne taktika. Selle nimi oli motti. Sõna-sõnalt tähendab see küttepuude kimpu ja see analoogia on tegelikult ideaalne. Mõtte oli surmavalt lihtne. Punaarmee liikus pikkades kohmakates kolonnides mööda kitsad metsateid. Soomlased lasid neil sisse tulla, lõikasid kolon juppideks, eraldasid need üksteisest ja hakkasid neid siis ükshaaval hävitama, täpselt nagu sa raiksid metsas puid. Ja kuidas see praktikas välja nägi? Umbes nii. Esimene samm. Peata.
Kiired valgetes maskeerimisülikondades Soome suusapatrullid ründavad kolonni ootavatult ja panevad selle seisma. Teine samm, isoleeri. Kolonn raiutakse mitmeks väiksemaks eraldatud gruppiks. Need ongi need modid. Ja kolmas otsustav samm, hävita. Nüüd ründavad soomlased neid lõksu jäänud, külmetavad ja nalginud üksusi metsast, igast suunast, varustusteed on läbi lõigatud, pääsu pole. Kõige koolsam näide sellest taktikast on kahtlemata Suomussalmi lahing. See on lausa uskumatu lugu. Seal suutis käputäis soomlasi täielikult hävitada 2 Nõukogude eliitdiviisi. See oli tohutu moraalivõit, aga mitte ainult. Soomlased said sealt sõjasaagiks nii palju varustust, tanke, relvi, laskemoona, et nad suutsid sellega varustada terveid uusi üksusi. Punaarmia varustas iroomilisel kombel omaenda vaenlast. Punaarmeelaste seas levesid jutud, et nendes metsades räägitakse soome keelt, et puud ise võitlevad nende vastu. See oli soomlaste koduväljak, nad tundsid iga kändua kivi. Ja nendest lumistes metsadest kerkis esile peaaegu müütiline kuju. Mees, keda Nõukogude sõdurid hakkasid kutsuma ühe nimega, Valge Sorm. Tema päris nimi oli Simo Häiha. 542. Mõelge kuraks sellele numbrile. See on Simo Häiha ametlikult kinnitatud tabamuste arm vähem kui 100 päevaga. Uskumatu. Temast sai elav legend, kogu Soome vastupanu sümbol. Üks mees, tavalise vintpüssiga, kes külvas vaenlase ridadesse kirjeldamatut hirmu. Aga see ei saanud niimoodi kesta. Stalin võis olla alandatud, aga ta polnud alla andnud. Need esimesed kuud olid Punaarmeele täielik katastroof ja see sundis Kremlit oma plaane täielikult ümber tegema. Nad õppisid oma kohutavatest vigadest ja nad valmistusid teiseks laineks, mis pidi olema midagi hoopis muud. Stalin tegi seda, mida ta alati tegi, kui asjad halvasti läksid. Ta vahetas komandöörid välja. Läinud olid need, kes olid läbi kukkunud. Ja kogu taktika visati prügikasti. Ta sai aru, et metsas soomlastega partisani sõda mängida on mõttetu. Enam ei üritatud olla kaval. Nüüd oli vaja ainult üht, toorest, brutaalselt, kontsentreeritud jõudu. Ja see uus plaan oli nii lihtne kui ka jõhker. Uueks juhiks määrati Semjon Timošenko. Rindele toodi juurde 21 täiesti värsket diviisi. Ja taktika? Unustage peened maneevrid. Nüüd oli plaan selline. Tampida Mannerheimi liini punkreid päevade kaupa massiivse suurtütitulega, kuni alles on ainult tolm ja killud ja alles siis saata jalavägi peale. Veebruaris 1940 see algaski ja see oli põrgu maa peal. Punaarmee suurtükivägi lihtsalt pulbristas Soome positsioone. Pärast nädalaid kestnud lakkamatut pommitamist ja kohutavalt veriseid lahinguid murdis Punaarmee lõpuks Mannerheimi liinist läbi. See oli kõik. Soome kaitse oli murtud, sõda oli tegelikult otsustatud. Soome oli teinud imet. Nad pälvisid terve maailma imetluse oma vapruse eest. Aga sellel kõhjel oli kohutavalt kõrge hind. Ja sõda lõppes rahuga, millel oli väga-väga kibe maik. Märtsis 1940 allkirjastati Moskva rahuleping. Ja kõige tähtsam on see, Soome säilitas oma iseseisvuse. See oli see, mille eest nad võitlesid ja see oli tohutu võit. Aga siin on karm iroonia. Tingimused olid veelgi hullemad kui need, millele soomlased enne sõda ei ütlesid. Nad pidid loovutama terve Karjala kannase ja sellega koos ka oma suuruselt teise linna Viiburi. Ja siin me näeme selle vastupanu hinda numbrites. Soome kaotas langenute ja haavatutena umbes 70 000 meest. Aga vaadake Nõukogude Liidu kaotusi. Üle 350 000. See on 5-kordne vahe. Punaarmee sai küll oma tahtmise, aga nad maksid selle eest täiesti kohutavat hinda. See näitas kogu maailmale, kui efektiivne oli Soome kaitse tegelikult olnud. Nii et lõpuks jääbki õhku küsimus. Kes siis tegelikult võitis? Jah, Soome kaotas palju maad, aga päästis oma rahva, oma iseseisvuse. Punaarmee küll võitis, aga millise hinnaga? Nad paljastasid kogu maailmale oma sõjamasinas šokeerivad nõrkused, kogematud ohvitserid, olematu logistika, täiesti saamatu taktika. Ja teate, kes seda kõike väga-väga teraselt pealt vaatas? Üks mees Berliinis nimega Adolf Hitler. See, mida ta nägi, andis talle kindlust, et Nõukogude Liit on kerge saak. Nii et kas see oli üldse kellegi jaoks võit? See ongi talvesõja keeruline ja mõtlema panev pärand.